Enne kui Nikola Tesla sai tuntuks kui üks ajaloo silmapaistvamaid leiutajaid, oli ta kõigepealt uudishimulik poiss, kes armastas jälgida, küsida ja oma peas kummalisi ideid välja mõelda. Ta sündis 10. juulil 1856 aastal väikeses Smiljani külas. Tol ajal kuulus see Austria impeeriumi koosseisu, kuid asub tänapäeval Horvaatias. Tema perekond oli Serbia päritolu. Tema isa, Milutin Tesla, oli Serbia õigeusu kiriku preester. Ta armastas lugeda ja tal oli suur kogu raamatuid religiooni, teaduse, matemaatika ja kirjanduse kohta. Milutin soovis, et tema poeg saaks samuti kunagi preestriks. Kuid Nikola jaoks oli suurem mõju tema emal, Juka Manditšil. Juka ei olnud saanud formaalset haridust, kuid ta oli osav koduste tööriistade valmistamisel ja parandamisel. Kui oli mõni raske töö, mõtles ta alati, kuidas seda lihtsama masina või uue meetodi abil kergemaks teha. Hiljem ütles Tesla, et ta päris oma emalt tugeva mälu ja leiutamisande. Nikola kasvas üles koos oma vanema venna Dein ja 3 õe, Angelina, Milka ja Marikaga. Juba lapsena meeldis talle katsetada. Ta avas kellasid, et näha, kuidas sees olevad osad liiguvad. Samuti tegi ta lihtsaid masinamudeleid ja mõtles välja viise, kuidas inimesed saaksid lennata. Ühel päeval, kui ta silitas nende musta kassi, nägi ta selle karvades väikseid sädemeid. See oli lihtsalt staatiline elekter, kuid noorele Teslale oli see suur mõistatus. Tahtis teada saada, kust elekter tuleb ja kuidas seda kontrollida, kuid tema lapsepõlv polnud ainult rõõmus. Kui ta oli veel laps, suri tema vend Taane pärast hobuseõnnetust. Kõik selle juhtumi üksikasjad pole täiesti selged, kuid see oli perele suur trauma, eriti Nikolale. Pärast seda nad kolisid lähedal asuvasse Gospici linna, kus tema isa töötas preestrina. Tesla enda sõnul ta koges ka siis oma mõtetes väga selgeid kujutluspilte. Kui ta kuulis mõnda sõna või meenutas midagi, ilmus see tema ette nii selgelt, just kui oleks see päriselt tema ees. Algusest ta kartis, sest tal oli raske aru saada, mis on päris ja mis ainult tema mõtetes. Kuid hiljem õppis ta seda võimet kasutama. Selle asemel, et kohe uut masinat joonistada, pani ta selle kõigepealt täielikult oma mõtetes kokku. Ta mõtles iga detaili läbi, pani masina oma kujutlusest tööle ja otsis võimalikke probleeme enne, kui ta tegeliku mudeli valmis tegi. See omapärane lähenemine sai tema paljude leiutiste puhul täiskasvanuna väga oluliseks. Tal tekkisid ka kummalised harjumused. Talle meeldis samme lugeda ja ta tahtis sageli asju 3 korda korrata. Tal oli ka tugev vastumeelsus teatud asjade suhtes, sealhulgas naiste kantud pärlite vastu. Pole kindel, mis seisund tal oli, sest teda ei uuritud tänapäevaste meetoditega. Seetõttu pole õige talle praegu täpset diagnoosi panna. Oolis Gospicis lahendas ta kiiresti keerulisi matemaatika ülesandeid. Mõnikord vastas ta nii kiiresti peast, et tema õpetajad arvasid, et ta spikerdab. Joonistamine valmistas talle aga rohkem raskusi. Mitte sellepärast, et tal puudus kujutlusvõime, vaid sellepärast, et talle meeldis rohkem näha asju oma peas tervikuna, kui neid paberile joonistada. Aastal 1870 ta kolis Karlovakisse, et õppida kõrgemas reaalgümnaasiumis. Siin hakkas talle eriti meeldima füüsika pärast seda, kui ta nägi elektri kohta tehtud demonstratsioone. Teistele õpilastele olid need lihtsad vatsed, kuid Teslale tundus, et looduses on peidus mingi jõud, mis ootab mõistmist. Ta lõpetas programmi, mis tavaliselt kestab 4 aastat, vaid 3 aastaga. Pärast lõpetamist 1873 aastal naasis ta oma pere juurde. Seal haigestus ta koolerasse, mis on tõsine haigus, mida tavaliselt saadakse saastunud vee või toidu kaudu. Ta oli voodis ligi 9 kuud ja oli mitu korda surmasuus. Haigele ütles ta oma isale, et tahab inseneriteadust õppida. Milutin soovis siiski, et tema poeg saaks preestriks. Kuid näes, kui tõsine oli Nikola seisund, otsustas ta ja lubas, et saadab ta parimasse insenerikooli, kui ta terveks saab. Nüüd oli Tesla elul selge suund. Temast ei saa preestrit nagu tema isast. Ta kasutab oma erakordset kujutlusvõimet, kiiret mõistust ja suurt kirge elektri vastu, et saada inseneriks ja leiutajaks. Aga enne, kui ta suudab muuta kogu maailma elektri kasutamise viisi, peab ta esmalt silmitsi seisma raskustega õpingutes, suhete lagunemisega oma perega ja otsustega, mis peaaegu hävitasid tema tulevikku. Pärast paranemist Nikola Tesla valmistus täitma oma isa lubadust. 1875 aastal astus ta Graatsi Polütehnikumi Austrias, et õppida inseneriteadust. Esimesel aastal õppis ta peaaegu terve päeva.
ta ei puudunud kunagi tundidest ja tema hinded olid kõrged. Oma suure töökuse tõttu hoiatas üks professor tema isa, et Tesla võib liigse töötamise tõttu haigeks jääda. Grazis hakkas ta elektri vastu veelgi rohkem huvi tundma. Ühel päeval näidati nende klassile elektrimasinat, mis kasutas alalisvoolu ehk DC-d. Selles süsteemis liigub elekter ainult ühes suunas. Tesla märkas, et säde oli tugev ja mõned masina osad läksid kiiresti katki. Ta mõtles, et võiks teha mootori, millel poleks neid osi, mis probleeme põhjustavad. Tema professor ei uskunud teda kohe. Kuid sellest ajast alates Tesla peamiseks eesmärgiks sai tõhusama elektrimootori loomine. Siiski ei kulgenud kogu tema elu ülikoolis hästi. Järgmistel aastatel sattus ta hasartmängu sõltuvusse. Ta kaotas oma stipendiumi. Ta jättis õpingud unarusse ja ei lõpetanud Grazis oma kraadiõpinguid. Häbist lahkus ta ilma perele kohe ütlemata. Ta läks Maribori, mis kuulub nüüd Sloveenia koosseisu, ja töötas seal joonostajana. Joonestaja teeb tehnilisi jooniseid hoonete ja masinate jaoks. Aga tal polnud õiget luba seal viibimiseks, nii et võimud saatsid ta tagasi pere juurde. 1879 aasta aprillis suri tema isa. Tesla üritas 1880 aastal Prahas õpinguid jätkata, kuid ta jõudis registreerumiseks liiga hilja ja ei täitnud ka mõningaid keelenõudeid. Ta käis ainult loengutel ega saanud kraadi. Kuigi ta ei lõpetanud ülikooli, ei kadunud tema teadmised ja huvi elektri vastu. 1881 aastal sai ta töö telefoniettevõttes Budapestis, Ungaris. Ta aitas paigaldada ja parandada telefoniseadmeid. Kuna ta suutis kiiresti masinate probleeme märgata, sai temast ettevõtte jaoks oluline insener. Kuid oma vabal ajal mõtles ta jätkuvalt elektrimootori peale, mida ta oli juba ammu tahtnud teha. Kõige suurem probleem oli, kuidas panna mootor pöörlema ilma kiiresti kuluvate osadeta. 1882 aastal, kui ta jalutas pargis koos oma sõbra Anthony Sigetiga, tuli talle äkki lahendus pähe. Ta kasutab vahelduvvoolu ehk AC-d. AC puhul elektrivool muudab pidevalt suunda. Kui erinevad elektrivoolud õigesti seadistada, võivad need tekitada pöörleva magnetvälja. Pöörlev magnetväli paneb mootori sees liikuma ilma harjade ja kommutaatorita, mida kasutatakse paljudes alalisvoolumootorites. Tesla joonistas kohe maapinnale oma induktsioonmootori põhiskeemi. Induktsioonmootor on elektrimootor, mida pöörab magnetväli. Selle pöörleval osal puudub otsene elektriühendus. Seetõttu on see lihtsam ja sellel on vähem kiiresti kulunud osi. See idee oli suur läbimurre, aga Teslal polnud veel raha ega laborit, et muuta oma leiutis suureks projektiks. Samal aastal kolis ta Pariisi, et töötada Continental Edison Companies. See ettevõte paigaldas ja parandas elektrisüsteeme, mis põhinesid Thomas Edisoni disainidel. Tavaliselt kasutas ettevõte alalisvoolusüsteeme. Seega, kuigi Tesla töötas alalisvoolugeneraatoritega, ta jätkas oma vabal ajal vahelduvvoolumootori uurimist. Hiljem saadeti ta Strasbourgi, mis asub tänapäeva Prantsusmaal, et lahendada ühe elektrisüsteemi probleem. Seal valmistas ta aastal 1883 induktsioonmootori varajase prototüübi. Ta näitas, et vahelduvvool suudab pöörleva magnetvälja abil mootorit pöörlema panna, kuid vähesed uskusid tema leiutist. Tollal oli tuntum ja rohkem kasutusel alalisvoolusüsteem. Paljud ettevõtjad ei tahtnud kulutada raha uuele tehnoloogiale, mis polnud veel suures elektrivõrgus katsetatud. Alalisvoolu puhul on raske elektrit kaugele edastada, sest liinil kaob palju energiat. Vahelduvvoolu puhul on trafot kasutades lihtne pinget muuta. Pinget saab tõsta kaugele edastamiseks ja enne kodus või ettevõttes kasutamist uuesti alla lasta. Seetõttu muutus vahelduvvool suurte linnade valgustamiseks praktilisemaks. Aga Tesla vajas veel inimest, kellel oleks piisavalt raha ja võimu, et tema süsteemi toetada. Tema mänedžer Charles Batchelor pöördus tema poole. Batchelor uskus, et Tesla peaks töötama koos Thomas Edisoniga Ameerika Ühendriikides. Seetõttu aastal 1884 Nikola Tesla saabus New Yorki, et töötada Thomas Edisoni ettevõttes. Edison oli juba kuulus leiutaja ja ärimees. Tal oli suur äri otsevoolu ehk DC-ga. Seetõttu oli Tesla peamine ülesanne ettevõtte DC generaatorite parandamine ja täiustamine. Kuid nende kahe vaated olid erinevad. Edison uskus otsevoolu ehk DC-sse, kus elektrivool liigub ainult ühes suunas. See sobib hästi lühikesteks vahemaadeks.
kuid vaja on palju elektrijaamu, sest kaugemale elektrit juhtides kaob palju energiat. Tesla uskus aga vahelduvvoolu ehk AC-sse. Selles süsteemis vahetab elektrivool pidevalt suunda. AC pinget on lihtne tõsta, et elektrit saaks kaugele edastada ja seejärel enne majadesse jõudmist jälle madalamaks muuta. Seetõttu on see suurte linnade jaoks palju praktilisem. Tesla ei töötanud Edisoni firmas kaua. Aastal 1885 lahkus ta ja asutas oma ettevõtte, kuid see esimene ettevõte keskendus elektrivalgustusele, mitte AC mootorile, mida ta teha tahtis. Ta kaotas ka kontrolli ettevõtte üle. Kuna tal oli raha vähe, ta pidi tegema erinevaid töid. Oma sõnul jõudis ta isegi kraave kaevata, et ellu jääda. Tema saatus muutus, kui ta kohtus Alfred Browni ja Charles Peckiga, 2 ärimehega, kes olid valmis tema uurimistööd rahastama. Nad asutasid New Yorgis Tesla Electric Company. Siin lõpetas Tesla oma polüfaasilise vahelduvvoolusüsteemi praktilise disaini. Polüfaasisüsteem kasutab 2 või enamat vahelduvvoolu, mis ei liigu samaaegselt. Kui need kokku panna, tekitavad need pöörleva magnetvälja. Pöörlev magnetväli panebki induktsioonmootori tööle ilma harjade ja kommutaatorita, mis teistes mootorites kergesti katki lähevad. Aastal 1888 esitles Tesla oma süsteemi Ameerika Elektriinseneride Instituudis. Ta ei loonud ainult ühte mootorit. Ta näitas terviklikku viisi vahelduvvoolu tootmiseks, edastamiseks ja kasutamiseks. Seda märkas George Westinghouse, leiutaja ja ärimees, kes otsis paremat viisi elektri edastamiseks kaugetesse piirkondadesse. Westinghouse'i ettevõte ostis Tesla oluliste vahelduvvoolu patentide õigused ja palkas ta konsultandiks. Westinghouse'i abiga sai Tesla leiutised võimaluse kasutada suures elektrisüsteemis. Siit algas niinimetatud voolude sõda. Tegemist ei olnud tegeliku sõjaga. See oli äge võitlus äris ja avalikus arvamuses selle üle, kas Ameerika Ühendriikides tuleks kasutada alalisvoolu või vahelduvvoolu. Alalisvoolu poolt olid Edisoni ettevõtted, vahelduvvoolu poolt olid Westinghouse ja Tesla. Kuna vahelduvvool kasutab ülekandeliinidel kõrget pinget, kujutasid vastased seda kui ohtlikku. On tõsi, et kõrge pinge võib olla surmav, kuid ka teised elektrisüsteemid võivad olla ohtlikud, kui neid valesti kasutada. Vahelduvvoolu oluline eelis on see, et see suudab elektrit edastada kaugemale ja väiksema energiakaoga. Kui võitlus muutus tulisemaks, Tesla jätkas katsete tegemist. Aastal 1891 sai ta Ameerika Ühendriikide kodanikuks ja esitles Tesla mähist. See on trafotüüp, mis suudab toota väga kõrget pinget ja kõrgsageduslikku elektrit. Oma loengutes süütas ta lampe ilma tavalise juhtmeühenduseta. Need demonstratsioonid tegid temast ühe kõige erakordsema teadlase ja leiutaja Ameerikas. Ta uuris ka juhtmevaba sidet. Ta näitas varakult, et signaale on võimalik saata ja vastu võtta raadiolainete abil. Kuigi temaga samal ajal töötas selles valdkonnas veel palju leiutajaid. 1893 aastal avanes vahelduvvoolusüsteemil suur võimalus Chicago Columbuse maailmanäitusel. See näitus oli tohutu suur rahvusvaheline mess, mida külastasid miljonid inimesed. Westinghouse'i generaatorid kasutati messi valgustamiseks vahelduvvooluga. Tesla aitas samuti elektridemonstratsioonide läbiviimisel. Avalikkuse jaoks oli sõnum selge. Vahelduvvoolu saab kasutada ohutult väga suurte alade valgustamiseks. See oli oluline võit Teslale ja Westinghouse'ile voolusõjas, kuid suurim tõestus saabus Niagara joal. Insenerid olid juba ammu unistanud kasutada sealset võimsat veevoolu elektri tootmiseks. Valiti vahelduvvoolusüsteem, mis kasutas Tesla patente ja ideid. 1895. aastal alustas hüdroelektrijaam elektri tootmist. Aasta hiljem viidi elekter Buffalosse, New Yorki, mis asub enam kui 20 miili kaugusel. See näitas, et elektrit saab toota ühes kohas ja saata seda kaugesse linna, ilma et oleks vaja igasse väiksemasse piirkonda elektrijaama ehitada. Sellest ajast alates sai vahelduvvoolist taasaegse elektrivõrgu peamine süsteem. See ei tähenda, et alalisvool oleks kadunud. Seda kasutatakse endiselt patareides, elektroonikaseadmetes, päikeseenergiasüsteemides ja paljudes kaasaegsetes tehnoloogiates. Kuid tol ajal laialdase elektri edastamise jaoks osutus vahelduvvool praktilisemaks. Oma edu keskel koges Tesla aga suurt kaotust. 1895. aasta märtsis põles tema labor New Yorgis maha. Koos sellega hävisid ka tema masinad, joonistused, märkmed, fotod ja prototüübid, mida ta oli aastaid loonud.
Tal polnud piisavalt kindlustust, et kõike asendada, kuid ta ei andnud alla. Ta ehitas uuesti labori ja jätkas kõrgsagedusliku elektri uurimist. Kraadita signaali ja uut tüüpi kiirguse uurimist. Ta tegi katseid ka röntgentehnoloogiaga peaaegu samal ajal, kui selle avastas Wilhelm Röntgen. Vaid umbes 10 aasta jooksul pärast seda, kui ta saabus New Yorki peaaegu ilma rahata, Nikola Tesla sai oluliseks osaks Ameerika Ühendriikide elektrisüsteemi muutmisel. Kuid linnade valgustamine polnud tema jaoks veel piisav. Tema järgmine unistus oli veelgi suurem. Saata sõnumeid ja hiljem ka elektrit ilma ühegi juhtmeta. Pärast seda, kui Nikola Tesla kaotas suure osa oma laborist tulekahju tõttu, keskendus ta veelgi rohkem juhtmevabale tehnoloogiale. Aastal 1898 demonstreeris ta New Yorgis Madison Square Gardenis väikest paati, mida juhiti raadiolainete abil. Publiku ees pani ta paadi liikuma, süütas selle tuled ja muutis suunda ilma ühegi juhtmega ühenduseta. Ta nimetas seda teleautomaadiks. See oli üks esimesi selgeid kaugjuhtimise demonstratsioone. See näitas, et masinat saab juhtida kaugelt raadiolainete abil. Aga Teslal olid veelgi suuremad unistused. Ta tahtis luua süsteemi, mis suudaks edastada sõnumeid, heli ja isegi elektrienergiat juhtmeteta. Selle uurimiseks kolis ta 1899. aastal Colorado Springsi. See koht oli kaugel New Yorgi tihedast linnast ja seal oli piisavalt ruumi tema ohtlike kõrgepingjakatsete jaoks. Ta ehitas sinna suure laboratooriumi, kus oli hiiglaslik pool ja saatja. Ta suutis tekitada pikki elektrisädemeid, mis nägid välja nagu väikesed välgud. Samuti proovis ta kaugelt lampe tööle panna ja valgustada. Selle tõttu Tesla uskus, et maad ja atmosfääri saab kasutada signaalide ja elektri saatmiseks väga kaugetesse kohtadesse. Kuid ta ei suutnud tõestada, et selline süsteem oleks kogu maailma jaoks praktiline. Paljud tema katsed olid edukad väiksemas ulatuses, kuid suure hulga elektri edastamine väga pikkadele vahemaadele oli hoopis teine asi. Kui ta viibis Colorado Springsis, Tesla sai oma vastuvõtjaga ka kummalise signaali. Kuna heli kordus pidevalt, arvas ta, et see võib pärineda mõnelt intelligentsel olendilt teiselt planeedilt. Puuduvad selged tõendid, et see pärines maavälisest elust. On võimalik, et ta kuulis looduslikku raadiosignaali või mõne teise inimese eksperimendist pärit signaali. Siiski näitas see, kui lai oli tema kujutusvõime ja kui kergesti ta uskus tohututesse võimalustesse. Aastal 1900 ta naasis New Yorki, et otsida raha suurema projekti jaoks. Tema peamine konkurent juhtmevabas sides oli Guglielmo Marconi, Itaalia leiutaja, kes töötas samuti raadiosignaalide saatmise süsteemi kallal. Tesla sai toetust JP Morganilt, kes oli üks mõjukamaid ärimehi Ameerika Ühendriikides. Morgan andis Teslale suure investeeringu, et ta saaks ehitada juhtmevaba sidejaama. Selle tulemusena alustati Wardenclyffe projekti Shorehamis Long Islandil, New Yorgis. Tesla ehitas suure laboratooriumi ja kõrge saatetorni, mille tipus oli ümmargune metallkonstruktsioon. Selle esmane eesmärk oli saata sõnum üle Atlandi ookeani teisele poole. Kuid projekti käigus laiendas Tesla oma plaani. Ta ei tahtnud enam saata ainult sõnumeid. Ta soovis luua ülemaailmse juhtmevaba süsteemi uudiste, heli, piltide ja muu info edastamiseks. Tal oli mitmeid ideid, mis sarnanevad tänapäeval kasutatavate tehnoloogiatega. Ta mõtles väikestele vastuvõtjatele, mis suudaksid vastu võtta sõnumeid ja uudiseid ükskõik kus kohas. Ta tahtis proovida ka elektrienergia juhtmevaba edastamist, kuid mida suuremaks plaan kasvas, seda suuremaks muutusid ka kulud. 1901 aasta detsembris Marconi teatas, et ta sai Newfoundlandis kätte raadiosignaali Inglismaalt. See oli oluline, sest ta demonstreeris esimesena üle Atlandi ookeani toimivat juhtmevaba sidet, millest Tesla oli unistanud. Tesla tahtis ehitada suuremat ja arenenumat süsteemi, kuid Wardenclyffe torn polnud veel valmis ja tal oli vaja lisaraha. Morgan keeldus rohkem investeerimast. Pole tõestatud, et Morgan oleks projekti otseselt peatanud, sest ta kartis, et Tesla hakkab tasuta elektrit jagama. Selgem põhjus oli aga kasvavad kulud ja plaanide muutumine, selge tulu puudumine ja Marconi odavama süsteemi edu. Tesla üritas leida teisi investoreid, kuid see osutus raskeks, sest tal oli vaja suurt summat raha ja tal polnud veel töötavat kommertssüsteemi. Wardenclyffe ehitus jäi järk-järgult seisma. Torni ei lõpetatud ja see ei saatnud sõnumeid ega elektrit üle maailma. See oli Teslale suur läbikukkumine. Ta kulutas selleks omaenda raha, ta jäi võlgadesse ja paljud investorid kaotasid tema vastu usalduse.
Leiutajad, keda kunagi tähistati vahelduvvoolu edu tõttu, hakati mõnede poolt nägema kui inimest, kes annab suuri lubadusi, kuid ei suuda projekte lõpule viia. Siiski polnud tema ideed väärtusetud. Raadioteel juhitav paat näitas kaugjuhitavate masinate võimalikkust. Tema eksperimendid aitasid kaasa kõrgsagedusliku elektri ja juhtnevaba side arengule. Kuid Wardenclyffe näitas ka üht Teslase suurimat nõrkust. Ta oskas suurepäraselt tulevikku ette kujutada, kuid tihti muutis ta projekti liiga suureks enne, kui suutis tõestada, kas kogu süsteem on praktiline, ohutu ja rahastatav. Ja siit alates hakkab tema elu kaugenema suurtest saavutustest ning liikuma raskemate aegade poole, mil teda tabasid võlad, ebaõnnestumised ja tema mõjuvõim hakkas tasapisi kaduma. Pärast Wardenclyffe'i projekti läbikukkumist ei saanud Nikola Tesla enam kunagi piisavalt raha, et jätkata oma suurt juhtnevaba süsteemi. Ta kirjutas korduvalt JP Morganile ja teistele ärimeestele, et abi paluda, kuid paljude investorite usaldus oli juba kadunud, sest tema plaanid aina kasvasid, ilma et oleks olnud selget toodet, millega tulu teenida. 1900-ndate keskpaigaks Tesla koges ka tugevat emotsionaalset ja füüsilist kurnatust, kuid ta ei loobunud täielikult leiutamisest. Ta jättis juhtnevaba energia mõneks ajaks kõrvale ja töötas välja labadeta turbiini. Turbiin on masin, mis pöörleb voolava vee, õhu või auru mõjul. Tavaliselt on sellel labad, kuid Tesla disainis tihedalt koos asetsevad siledad metallkettad pöörlevad. Ta uskus, et seda saab kasutada elektrijaamades, laevades ja sõidukites. Põhiidee töötas, kuid tekkisid probleemid, kui pöörlemiskiirus muutus väga suureks. Õhuke metallketas võib painduda või puruneda. Tol ajal ei olnud veel piisavalt tugevaid materjale. Seetõttu ei saanud Tesla turbiinist suurt ärilist edu. Siiski võttis Tesla mitmeid patente erinevatele oma pumba ja turbiini versioonidele. Kui tema raha hakkas otsa saama, hakkasid mõned tema vanad patendid aeguma. Patent ei kehti igavesti. Pärast kindlat ajavahemikku võivad teised leiutist kasutada ilma, et nad peaksid originaalleiutajale maksma. Selle tõttu ei saanud Tesla enam suurt tulu AC-süsteemist, mis ta kuulsaks tegi. Ta teenis raha väiksemate leiutiste ja täiustuste tegemisega spidomeetritele, mõõturitele ja teistele masinatele, aga sellest ei piisanud, et taastada tema endist rikkust. Tal tekkis ka õiguslik vaidlus raadio üle. Tesla uskus, et Guglielmo Marconi kasutas mõningaid tema varasemaid patente juhtnevabas sides. 1943 aastal Ameerika Ühendriikide ülemkohus tegi otsuse, millega tühistas osa Marconi ettevõtte laialdastest patendinõuetest, kuna Tesla ja teised leiutajad olid juba varem sarnaseid leiutisi teinud. Kuid see otsus ei tähenda, et kohus oleks ametlikult kuulutanud Tesla ainsaks raadioleiutajaks. Paljud teadlased ja insenerid aitasid selle tehnoloogia väljatöötamisel. Hoolimata oma rahalistest probleemidest tunnustati teda siiski tema suurt panust elektriinseneri teadusesse. 1917 aastal ta võttis vastu Edisoni medali Ameerika elektriinseneride instituudilt. See oli eriline, sest auhind oli nimetatud Thomas Edisoni järgi, kes oli tema endine tööandja ja rivaal. Edisoni medal antakse inimesele, kellel on suur panus elektriteadusesse ja inseneriteadusesse. Alguses ei tahtnud Tesla seda väidetavalt vastu võtta, kuid lõpuks nõustus ta siiski. Siiski ei tulnud tema endine edu enam tagasi. 1920-ndatel kolis ta New Yorgis ühest hotellist teise. Sageli ei suutnud ta kogu arvet maksta ning lootis väikese sissetuleku ja mõne sõbra abi peale. Tema eluviis muutus üha veidramaks. Ta oli väga range puhtuse suhtes ja vältis teiste inimestega kokkupuudet. Samuti meeldis talle New Yorgi parkides tuvisid toita. Ühte valget tuvi armastas ta eriti palju. Tesla jaoks see tuvi polnud lihtsalt tavaline lind. Ta pidas seda oluliseks kaaslaseks ajal, mil ta oli peaaegu täiesti üksi. Kuid isegi kui tema äri hääbus, ei kadunud avalikkuse huvi tema vastu. 1931 aastal pani ajakiri Time tema pildi kaanele, tema 70. sünnipäeva puhul. Sellest ajast alates pidas ta igal oma sünnipäeval sageli pressikonverentse. Seal esitles ta uusi plaane ja ennustusi teaduse kohta. Mõned tema ideed olid tõeliselt muljetavaldavad. Oli ka selliseid, mis olid väga suured ja mida ta ei suutnud tõestada, et suudab neid teostada. Üks kuulsamaid oli osakeste kiire relv, mida meedia nimetas surmakiireks. Tesla sõnul see suutis saata ülikiireid väikeseid osakesi, et alla lasta lennukeid või peatada armee enne, kui see piirile jõuab. Ta ei kirjeldanud seda kui lihtsat laserit.
selle kontseptsioon sarnanes pigem väga võimsa osakeste kiirega. Tesla uskus, et kui kõigil riikidel oleks selline kaitse, kardaksid nad sõda alustada. Ta püüdis seda ideed pakkuda erinevatele valitsustele, sealhulgas Ameerika Ühendriikidele, Suurbritanniale ja Nõukogude Liidule. Aga ta ei näinud kunagi täielikult töötavat relva. Tal tegi tehnilisi ettepanekuid, kuid puuduvad kindlad tõendid, et ta oleks loonud surmakiire, mis suudaks täita tema suuri lubadusi. Seetõttu jäi see ettepanekuks mitte tõestatud relvaks. 1930-ndate lõpuks hakkas ka Tesla tervis nõrgenema. 1937 aastal sai ta autolt löögi. New Yorgis teed ületades keendus ta korralikust ravist ja ei paranenud enam kunagi täielikult. Ta elas jätkuvalt hotell New Yorkeris oma elu viimased 10 aastat. Ta elas toas 3327. 7. jaanuaril 1943 aastal leiti ta oma hotellitoas surnuna. Ta oli 86-aastane. Ametlike andmete kohaselt suri ta südameprobleemide tõttu. Tema matus toimus 12. jaanuaril New Yorgis. Pärast tema surma võttis Ameerika Ühendriikide valitsus tema dokumendid, kuna teine maailmasõda oli puhkemas. Nad tahtsid teada, kas tal on mõni salajane disain, mida saaks kasutada relvana. Kuid vastupidiselt levinud jutule, tema surmakiire masinat ei võetud ära. Office of Alien Property võttis Tesla dokumendid ajutiselt enda kätte ja uuris neid. Kuid vastupidiselt levinud jutule, FBI ei võtnud tema surmakiire masinat. FBI andmetel ei saanud nad Tesla käest ühtegi töötavat surmakiire plaani ega mikrofilmi. Ametlikus protokollis on kirjas, et surm oli seotud südamega. Suur osa tema asjadest ja dokumentidest on Nikola Tesla muuseumis, kus on näha ka urn, mis sisaldab tema tuhka. Sageli öeldakse, et Teslal oli 700 patenti. Kuid see ei ole täpne arv, sest andmetel oli tal surmahetkel üle 700 patendi. Kuid täpne arv pole teada, sest patente oli erinevates riikides ja mõned leiutised olid sarnased. Registreerimine. Tesla muuseumi järgi on tal 112 Ameerika Ühendriikides registreeritud patenti. Ka ametlik Tesla muuseum ütleb, et tal on 112 patenti, kuid see puudutab ainult Ameerika Ühendriikides registreeritud patente. Ka selles pole täielikku üksmeelt. Tesla muuseumi järgi ei olnud ta ainus, kes leiutas vahelduvvoolu. Oli ka teisi teadlasi ja insenere, kes uurisid ja kasutasid seda juba enne teda. Teised teadlased ja insenerid uurisid ja kasutasid vahelduvvoolu juba varem. Tesla tugevuseks oli praktilise polüfaassüsteemi, induktsioonmootori ja teiste masinate loomine, mis näitasid, kuidas neid saab kasutada. Need võimaldasid elektri laialdast edastamist ja kasutamist. Ta ei leiutanud ka raadiot, röntgenit, kaugjuhtimist ega muid seadmeid üksi. Röntgenit, kaugjuhtimist ega traadita sidet. Aga ta andis olulisi ideid ja patente nende tehnoloogiate arendamiseks. See on põhjus, miks tuleb eristada tõelist Teslat temaga seotud legendidest. Ta ei leiutanud kõiki neid asju, mida internetis tema kohta väidetakse. Ka kõik tema ennustused ei osutunud õigeks. Mõnikord olid tema lubadused liialdatud. Sageli kulutas ta raha ilma selge äriplaanita ja tal oli raskusi paljude oma ideede edukaks tooteks muutmisega. Kuid see ei vähenda tema tegelikke saavutusi. Ta aitas muuta vahelduvvoolusüsteemi praktiliseks, mis tõi elektri kaugetesse kodudesse, ettevõtetesse ja linnadesse. Ta demonstreeris üht esimest raadioteel juhitavat masinat. Ta andis oma panuse kõrgsagedusliku elektri arengusse, elektrimootorite, turbiinide, juhtmevaba side ja paljude teiste valdkondade arengusse. Tema järgi on nimetatud Tesla Incorporated, mis toodab tänapäeval elektrisõidukeid. Kuid see ei ole ettevõte, mille ta oleks asutanud või kus ta oleks töötanud. See loodi mitu aastakümmet pärast tema surma. Kõige olulisem, mille Nikola Tesla endast maha jättis, ei olnud mingi salapärane surmakiir ega salajane masin. Tema tõeline pärand on oskus näha, kuidas elektrit saab kasutada viisil, mida enamik tema ajastul veel ette ei kujutanud. Ta ei jõudnud kõiki oma unistusi ellu viia. Ta ei saanud ka rikkaks, nagu teised leiutajad ja ärimehed. Kuid iga kord, kui kasutame elektrimootorit või saame kasu laialdasest vahelduvvoolu elektrivõrgust, on seal ikka veel osa neist ideedest, mille eest ta kogu oma elu võitles, kuni suri peaaegu üksi hotellitoas. Kuid süsteem, mille loomisele ta kaasa aitas, annab jätkuvalt valgust ja energiat suurele osale kaasaegsest maailmast.